tere, kaunis kuulaja, sa kuulad Chanda kanaldust. Pärast emotsiooni väljutamist on kergem. Emotsiooni väljutamiseks on tulnud kõndida maha üsna pikk teekond. Toda evolutsiooni, teekonda, emotsiooni väljutamiseni ja pärast emotsiooni võime vaadelda kui aktiivset Osho dünaamilist meditatsiooni, mis koosneb 5 faasist. Elumänguruum, kus parasjagu kestame, koosneb 6 sagedustasandist. Justkui 6 eraldi asetsevast mänguruumist, õppeklassist, töötoast. Esimesed 5 sagedustasandit on kui Osho dünaamilise meditatsiooni faasid. Kuues klassiruum, mänguruum, töötuba on integratsiooniruum, kus pannakse kõik 5 faasi kokku. Elatakse lahti tagajärge. On too faas justkui ruum nautimiseks, kus tehtud töövilju naudinguga maitsta. Dünaamilise meditatsiooni 5 faasi on kindlas järjekorras. Elumänguruumis on meditatsiooni vaadates järjekord kergelt segi paisatud. Alustame kui tagant ette. Sellel on märkimisväärne vajalikkus. Mõistus töötab tagant ettepoole. Ta näeb maailma tagurpidi, ta on kui silmaehitus. Ümber pööratud. Kui Osho dünaamiline meditatsioon algab hingamisega, siis esimene elumänguruum algab lõbutsemise, meelelahutuse selgeks õppimisega, mida sümboliseerib dünaamilise meditatsiooni viimane faas, tants. Me läheme kehalisele tasandile. Me läheme juurchakra tasandile. Me läheme otsima väljendust.
Dünaamilise meditatsiooni eelviimane faas on peatumine, vaikus, vaatlemine. Evolutsiooni teine tasand on peatumine, vaatlemine, vaikimine. Kui me oleme meelelahutus faasis ennast tühjaks jooksnud, otsinud välisest seesmise tungi vaigistamist. Ja me tõepoolest enam edasi ei jaksa kahlata, siis me peatume kas tahtlikult või paneb elu meile piltlikult jala taha ja me kukume. Meid peatatakse. Käib kärgatus ja aset leiab stopp. Peatumist vajame olukorra analüüsimiseks. Ma kasutan kriitilist sõna analüüsima, mida küll tahetakse defineerida mõistuse kaasamisega, millegi üle kalkulatsiooni tegemist. Siinse faasi analüüs näeb ette inventuuri tegemist. Reaalsuse ülesleidmist, tuvastamist, mis läks valesti, mis jäi vajaka, kuhu jäi või kadus õnnetunne. Tantsu oli palju, lõbu oli palju, meelelahutust oli kuhjaga, ravelemist oli tohutult, tormlemist jagus küllaga. Kirevat virvarri vaadates oleks pidanud kõik olema ja minema ideaalselt. Massidele ette näidatud muster oli järgitud täismahus. Aga mida kohale ei tulnud, oli rahulolu tunne. See kadus täielikult. Tekkis kriis, tekkis stress, toimus purunemine. Õnnelik abielu kukkus kokku, tööl hakkas kiskuma kiiva, lapsed põgenesid kodunt, toidulaud jäi kasinaks. Kriitilise tähtsusega on stopi kohale saabumine. Et üleüldse edasi kesta,
on ainukeseks lahenduseks peatumine. Inventuuri tegemine, kokkuvõtte tegemine. Osho aktiivse dünaamilise meditatsiooni esimene faas on hingamine, kaootiline hingamine. Pärast kokkuvõtet, kui oleme hinnanud kainelt olukorda, asume õppima hingamist. Välja hingamist. Me ei mäleta oma hingamisrütmi. Me olime hingamises ootuks unustanud selle kopsu pealsele kinnitanud. Võib-olla hingasime kopsu pealmiste osadega vaevaliselt. Hingeldasime mahtu ja võhma jäi väheks. Suurest jooksmise rabelemisest olime tõstnud õlad kõrgele, tõmmanud ennast krampi ja unustanud sootuks hingamise. Nüüd tuleme uuele evolutsiooni tasandile ja asume füüsilise kehaga toimetamisse. Hingama. Läbi kopsude kaasamise, nende avamise, kogume kokku kaduma jäänud hingeosad. Lõbutsemise eest hingetükkidega maksnud sissepääsu lõivu. Toome tagasi oma osad. Otsime üles oma identiteedi, individuaalsuse. Hingame välja meile kuulumatu. Hingame maha võõrad suled, hingame maha vale koorma. Hingame maha kihid, mis pole kunagi meile kuulunud. Kuid ekslikult enda omaks pidasime. Oleme jõudnud evolutsiooni tasandi 3. sagedusruumi. Neljandale jõudmiseks on meil vaja, et hingamine on aktiveerunud. Meil on vaja oma kopsud täismahus tööle saada, meil on vaja võtta hoogu. Ees on ootamas suur hüpe. Portaali tasandi hüpe. 4. sagedusruum. Osho dünaamilise meditatsiooni teine faas. Katarsis. Siinsele tasandile on meil vaja palju julgust, palju mahtu. Hingamisruumi praktiseerida välja hingamist nii suure jõuga, et emotsioon väljub. Meil oli vaja võtta hoogu, tõmmata kopsud õhku täis, et väljutada
juurtšakra tasandile, haara alla, haarasse pakitud negatiivne emotsioon lahti. Kõik meie tšakrad on siinseks hetkeks kuni juurtasandini välja kinni pakitud. Nad on triiki negatiivseid emotsioone täis. Me ei osanud neid mujale panna. Hakkasime niimoodi kihthaaval alla neelama. Klõnks ja klõnks. Kukutasime ebameeldivad tunded, oskamatud olukorrad, häbi enda sisse. See jäi kõik alles. Me lihtsalt mängisime mängu, et me ei näe neid. Mõistusele tegime selgeks, neid pole enam olemas. Me oleme nad ära unustanud. Tšakratesse kinni pandud olidki nad ununenud. Aga see ei tähenda, et nad olid kadunud või lahkunud. Jah, nad olid lihtsalt kadunud asjade seas. Aga ilusti kõik alles. Viimseni kui üks. Esimese, teise emotsiooni väljutamiskorra aktiveerimine on kõige väljakutsuvamad. Nad kergitavad palju häbi, pettumust, jõuetust. Ja võib tekkida tunne, et teraapia, protsess, emotsiooni väljutamine ei tööta. Hoopiski töötab endale vastu. Töötab väga hästi enda hüvanguks. Aga mõistus hindab olukorda teistpidi, sest ta näeb kerkivat varjule pandut. Ta näeb oma ameti ebaõnnestumist. Oli ta vangivalvur, kes hoolitses selle eest, et varjule pandu välja ei tuleks. Nähes esimest korda, et tema valvatu põgeneb. Nähes teist korda, et tema valvatu põgeneb. Tunneta ennast jõuetuna. Pettumus on suur. Valu on suur. Häbi. On nii, et silmad valguvad vett täis ja nägemine muutub häguseks. Kui jääda kuulama mõistuse prööget, kui jääda kuulama toda mõistuse häält, et emotsiooni väljutamine on kahjulik, siis inimene peatub. Ei, ta ei peatu nagu Osho dünaamilise meditatsiooni 4. faasis, kus kajab stopp. Vaid ta kukub uuesti elumängu esimesse sagedusruumi, tormlemisse. Ta hakkab uuesti kihte peale kahlama. Ta sai natukene võhma juurde emotsiooni pealt äravalamisega on tal uuesti jaksu. Minna uusi kaitsekihte korjama. Uuesti lõbutsema. Uuesti oma jalgu rakku jooksma. Meelt lahutama. Universaalsel tasandil on meelelahutus rattas olemine. Lõputu vaev, kuidas
olla meele järele. Ülemusele, elukaaslasele, sõpradele. Majaomanikule, lastele, vanematele ja selle nimel kasutada uskumust peab. Ma pean ennast lõhkuma, sest ma pean seda tegema, sest ma ei saa endale seda lubada, sest mul pole valikut, sest mul pole aega, sest see pole mulle, sest universum vaatab seesugust kaoses tuulamist meelelahutusena ja ta pakub juurde. Ta näeb hoo tõstjas küsimist. Tahan veel. Ja ta annabki jälle juurde. Surnud ring on selle nimetus. Kui me tuleme mõistuse välja nähtud valuga toime, tuleme me kolmandalgi korral emotsiooni väljutama. Hoo võtmisest sügavasse välja hingamisse nii, et pisarad silmist paiskuvad. Kole rõve hääl kurgust lahti röögib ja keha vappuma tõuseb. Meile tundub, et me läheme kohe hulluks. Kõrvale vaatajale paistab tegemist olevat hullumise faasiga. Ongi. Me väljutame enda seest hullumist. Hullumiseni jooksmist, hullumiseni valetamist. Hullumiseni varjamist, hullumiseni meele järel olemist. Hullumiseni rabelemist, raha kokku kraapimist. Õnne välja kerjamist. Kinniste uste kriipimist. See, mida tegime esimeses elumänguruumis, oli niivõrd hull, et see hullus tuleb nüüd endast lahti saada. Ja ainuke pääsetee on hulluse vabastamine. Aga mitte inimene ei lähe hulluks, vaid see, mis temast väljub, on hullus. Ruumi sattuja, kõrvalt vaataja ei suuda eristada kahte elementi. Ta paneb need ühte patta ja nimetab väljutaja hulluks. On hoopis hullumeelsus toda hullust endas edasi kanda. Hullus peab vabanema. Et jõuda portaali tasandilt üle elumängu 5. sagedusruumi. Nimetame seda Dharma proovikiviks.
Kui oleme leidnud endas julguse emotsioonilaadung maha panna ja jääda kindlaks, et pääsetee vabanemine on alla surutu väljapäästmine, lahti lubamine, endast vabastamine. Jõuame järgmisse faasi, mis on edasijõudnule nähtav. Karmatajal pole aimugi dharmast, rääkimata nirvaanast. Ta nimetab nirvaana luuleridade kaunistajaks. Võimalik, et tühiseks sõnakõlksuks. Ta ei saa aru, mis see tähendab. Samuti pole ta kuulnud sõna dharma või positiivne karma. Ta üldse kuuleb vähe. Ta on liiga hõivatud, et midagi kuulata või kuulda. Kurtus on tema ehe. Tulnud portaali tasandilt läbi, jõudnud 5. evolutsiooni sagedusruumi. On meil vaja asuda lahendama mõistuse tasandilt kerkinud häbi. Pettumus ja häbi, mis kaasnesid emotsiooni väljutamisest. Kui sai nähtavaks, et ma olin ikka samasugune nagu kõik teised. Ma olin julguse puudulik, ma varjasin, ma olin nõrk. Ekslikult olin pidanud tugevuseks emotsioonide varjamist, maskide kandmist, oma mina eiramist. Kui nüüd sain nähtavaks, et enda sees oli peidus korralik annus, valet. Tahab häbitunne saata väliseid osalisi karistama. Panna vaikima, panna neid paika. Minna neid õpetama, kuidas on õige, kuidas on vale. Aga see on endaga tegelemise tasand. Osho dünaamilises meditatsioonis on see 3. faas. Keskmine faas. On jõutud
läbi ühe ja teise poole külastamise keskele kokku. Läbi rõõmu nautimise, lõbu nautimise, tehisliku rõõmu nautimise. Prooviti teist poolt. Hingamist. Läbi paigale jäämise hüpati taas teisele poole. Ja prooviti katarsist. Käidi paremas ja vasemas äärmuses. Käidi mustas, käidi valges. Pendeldati kordamööda edasi-tagasi. Veeti äärmused laiali. Nüüd on aeg tulla keskele kokku. Osho nimetab selle ka hu-tasandiks. Mina nimetan selle fookuspäraseks tasandiks. Oma fookusele, üles leitud fookusele kindlaks jäämise tasandile. On see ehk kõige ilusam faas terves meditatsioonis üldse. Sest siin on tööviljade nautimine. Iga väline segaja, iga väline halvustaja, tõreleja, pröökleja on märk sellest, et kõnnin oma fookus pärast rada ja saan järjest enam laiendada oma seesmist tahet, oma ruumi, oma mahtu, jääda oma fookusele kindlaks. Nimetasin selle tasandi justkui proovile panemise tasandiks. Väline on siin meelitaja. Ta kutsub kogu aeg kõrvale. Ta tekitab sissepoole kõhklust, kahklust, rajalt maha astumise indu. Sellel tasandil 5. sagedusruumis tekib tihti enda suunda küsimus, kas see on ikka päris õige asi, mida ma teen. Suur osa ülejäänud rahvas teeb kõike muud. Nad ei saa aru, millega ma tegelen. Jumal tänatud, et ei saa. Ei peagi saama. Nad ei ole jõudnud tasakaalu tasandile. 5. huu-tasand Osho dünaamilises meditatsioonis 3. faas elumänguruumis 5. sagedusruum. On esimene tasakaalu puudutuse paik. Kõik eelnevad tasandid, kus inimene räägib tasakaalust. Puudutab ta kõigest ühe äärmuse tasakaalu. Milline on tasakaal äärmusliku valu ja kerge valu vahel?
milline on tasakaal äärmusliku meelelahutuse ja kerge meelelahutuse vahel. Milline on tasakaal agoonia ja kerge stressi vahel. Tema tähelepanu, tema ulatus laieneb kõigest ühele äärmusele. Ja selle sees suudab ta mõõta tasakaalu. Aga ta ei suuda panna kokku kahte äärmust. Tal puudub see võimekus veel, see oskus. Ta ei suuda aduda, milline on tasakaal musta ja valge vahel. Ta on kas ühe või teise poole aktsepteerija, austaja, tunnistaja, kuulutaja, viljeleja. Ta ei mõista duaalse maailma vajalikkust, selle väärtust. Kummaligile poolele hinnangut andmata. Talle meeldib anda hinnanguid. Talle meeldib öelda, kumb pool on õige. Nii on ta kas parem või vasemäärmuslane. Ta ei näe kolmandat varianti. Duaalse maailma keskset tasakaalu. Ta ei taha seda näha, ta ei oska seda näha. Tal puudub kogemus. 5. sagedusruumis puudutame esimest korda kahe äärmuse kogemisest tasakaalu. Nüüd hakkavad mõlemad äärmused meid vedama enda poole. Oleme kui keskel, kus nii ühest kui teisest käest sikutatakse, meil on tunne, et me rebeneme. Mis te tahate must saada? Keegi ei tahagi midagi saada. Mõlemad äärmused küsivad otsustamist. Kumma poole sa valid? Kes on piisavalt kõndinud 5. sagedusruumi, sisenenud Osho dünaamilise meditatsiooni huutasandile, ei vali kumbagi poolt. Ta aktsepteerib mõlemat poolt. Aga saab aru, et ta ei ole kumbki pool. Ta on nende poolte tulem, tagajärg. Kes on vaba valima kolmandat varianti. Enda vabanemise teekonda, nirvaanat. Totaalset nautlemist. Tasakaalupõhist totaalset nautlemist. Huutasand on ülessuunaline tasand. Väljapääs. Algajale, mediteerijale, lahenduse otsijale, endaga tegelejale on see kõige keerulisem faas. Sest mõistus tahab valida poolt. Ta tahab vähemalt ühele suunale meeldida. Aga siin tuleb tal lahti öelda kõikidele meeldimisest. Mitte kellegile meeldimisest. Tal on vaja sõlmida rahu iseendaga.
aktsepteerida, et see, mis ta tegi, jah, ta tegi. Ja see, mille ta jättis tegemata, jah, ta jättis tegemata. Tal on vaja vastutada tagajärgede eest. Kukkumata masendusest haaratud jõuetusse faasi. Kukkumata taas meelelahutuslikku rabelemisfaasi. Tal on vaja jääda avatuks kainetele otsustele, iseennast edasi viivatele otsustele, mis on kooskõlas kõrgema minaga, ühisvälja heatahtlikkusega. Meie esimeses kanalduses nimetasime tolle emotsioonide väljutamisjärgse tasandi trajektoori põhiseks liikumiseks, kus see liikumine toimub edasi-tagasi, edasi-tagasi. Konkreetne liigutus, mis aitab tulla välja katarsisest, emotsiooni väljutusest. Kas lasime põlvedest kergelt kronksu? Lasime kehal natuke ettepoole vajuda. Kõverdasime küünarnukist käsivarred. Ja hakkasime liigutama käsi edasi-tagasi, edasi-tagasi, edasi-tagasi. Või läksime hüppamisse. Nii nagu dünaamilises meditatsioonis huutasand küsib ja pakub. Me kuulame sellel ajal mõistuse müra, aga jätame temaga kaasa minemata. Me jääme päris kohale. Me jääme vaatlema, jälgima, panema tähele oma liigutust. Me muutume liigutuseks. Me mõõdame siin lahti äärmuste laiust. Et panna maha tasakaalu märk. Keskmesse jõudmise märk. Siin me jätkame väljahingamist, mille kaudu vabaneb pinge. Me tähelepanu väljahingamisel. Sissehingamine juhtub iseenesest. Ja kui me pärast seda korrapärast liigutust, mida alguses lubasime endale omale meelepärases ruumis, ohutus keskkonnas, 5 minuti jagu, heitsime pikali. Mõnusa muusika saatel. Haarsime kaisu padja, keerasime ennast rulli, külili ja lõdvestusime. Läksime lõõgastumisse. Ma nimetan selle tasandi elumänguruumi 6. sagedusvõnkeks. Nirvana ettevalmistuseks. Kuues esimeses elumänguruumis me ei ulatu täielikule nirvana tasandile.
küll jõuame lõpuni Tarmo looga ja vaatame, kas oleme valmis astuma nirvanasse, vastutuspärasesse iseendale pakkumisse ja ühisväljale panustamisse. Me oleme saanud aru, me oleme kõik üks. Planeet, inimene, hinged. Vaimudest koosnev universum. Vaimudest koosneva universumi all ei pea ma silmas surnuid, kes on kehast lahkunud, vaid meie kõrgemat vaimu. Meie vaimu kodu. Meie kõrgemat mina. Seda miskit, mida me kutsume minaks. Seda algust, seda allikat. Mis samuti on kõik ühes ühtses, kauges, universaalses võnkumises. Kes lähemal, kes kaugemal. Oleme süsteem süsteemis. Osho dünaamilises meditatsioonis ei ole 6. faasi. 6. faas juhtub meditatsiooni lõppemisel. Kuidas me integreerime praktika oma igapäevasesse ellu? Mis me teeme sellega? Kas me laseme sellel juhtuda, saada osaks oma elust? See, mida praktikaruumis kogesime, õppisime, väljutasime. Kas sellest saab meie loomulik elustiil? Kas dharma kõndimisest sai meile loomulik elustiil? Kas sai meile loomulik valik, et lasime nii paremalt kui vasemalt poolt sikutajad lahti? Ja läksime mööda keskset missioonilugu edasi. Kõnnisime mööda tasakaalujoont edasi. Endale piiranguid seadmata. Ennast vabalt ruumis liigutades ja ajas kulgedes. Taamalt näiv hullumeelne meditatsioon. Mõttetu emotsioonide väljutamine on nii väärtuslik, et võib kergesti 2 silma vahele jääda. Põlgusega hinnangu osaliseks kukkuda. Kui need pisikesed nüansid, lubades need enda ellu, teevad imesid. Muudavad me elu 180 kraadi ümber. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.